Tere! Mina olen Triin Toomesaar ja argiselt töötan sihtasutuse Kiusamisvaba kool tegevjuhina. Tegevjuhi töö tähendab väga erinevaid asju. Ma pean kohati kolmandast sektorist tegema kõike, alates aruannetest, lõpetades esinemiste ja näiteks külalistundidega. Ma juurtelt olen pärit küll Setumaalt, aga üles olen kasvanud Harjumaal, Kehras ja gümnaasiumi lõpetasin näiteks Tallinnas Jakob Westholmi gümnaasiumis. Hiljem ülikooli eas bakalaureusekraadi omandasin ma Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku halduse erialal ja siis otsustasin tulla Tallinna Ülikooli politoloogia magistrantuuri, mille ma tänaseks ka lõpetanud olen ja Tallinna Ülikoolist täna siis teid ka tervitan. Pärast seda e-külalistundi muuseas tulevad siia samasse klassiruumi umbes 30 välistudengit, kes tahavad osaleda oma viimases kodanikuühiskonna loengus. Niisiis, mina olen Triin ja minu jaoks on väga oluline, et meie ühiskonnas oleks kõigil turvaline ja hea olla. Et mitte keegi ei peaks kartma, et teda tema omaduste või erinevuste pärast näiteks halvemini kohtlema või lausa kiusama võiks hakata. Erinevusi on väga erinevaid. Kui te kas või oma koolis või kogukonnas ringi vaatate, siis on mehi, on naisi, on neid, kes on linnast või maalt rohkem pärit, on nooremaid, on vanemaid, on suuremaid, pikemaid, väiksemaid, lühemaid, on ekstraverte ja introverte, on setusid võib-olla, saarlasi äkki, kinokurusid, raamatuneelajaid, ühest või teisest rahvusest, religioonist, kolmanda või neljanda juuksevärvi või nahatooniga inimesi. Erinevusi on väga erinevaid ja veel rohkemgi, kui ma praegu näiteks loetleda jõudsin. Ja me kõik oleme mingil moel erinevad ja erilised. On aga teatud erinevusi, mida mingil põhjusel meil on justkui keerulisem aktsepteerida kui teisi. On selliseid erinevusi, millele omistatud tähtsus aja jooksul on muutunud, sest meie oleme ise saanud targemaks või õppinud lihtsalt ümber või õppinud aktsepteerima. Näiteks 100 aastat tagasi tundus paljudele meestele Lääne-Euroopas täiesti absurdne ja kohutav, et on naisi, kes tahavad kanda pükse või nõuavad endale õigust valida. Neid naisi peeti imelikeks, isegi väärastunuteks. Kohati väljendati arvamusi, et nendele naistele aitab mõistuse pähe tuua üks korralik keretäis või lausa seksuaalne vägivald. Et nad ikkagi saaksid aru, et naised on naised ja naised ei käi valimas ja naised ei kanna pükse. 21. sajandil tundub see võib-olla kummaline, aga ometi siiamaani on mingisuguseid erinevusi, mida meil on kohati raske aktsepteerida. Näiteks seda, kui inimesed on teise nahavärviga või teisest meie jaoks võõramast religiooniruumist või teise seksuaalsusega. Need inimesed kogevad sagedamini näiteks diskrimineerimist, halvustamist, alandavat käitumist nende suhtes või isegi kiusamist. Ja samal ajal kummaline, aga ka nukker on see, et kuigi soovitus on mitte lugeda netikommentaare, siis neid siiski lugedes võib ka 21. sajandil leida jätkuvalt üleskutseid, et mõistust, neid erinevusi on võimalik välja peksta või näiteks välja juurida seksuaalse kuritarvitamise kaudu. Kui me räägime kiusamisest, siis kiusamine, see ei ole ühekordne konflikt
ja see ei ole ühekordne tüli või selline mänguline õrritamine. Kiusamine on midagi, mis on korduv. Kiusamine on tahtlik. Me ei pruugi teadlikult kiusata, aga need teod, need naljad või kommentaarid, mida me teeme, need on tahtlikud, need ei ole kogemata juhtunud. Keegi saab nende pärast haiget või kahju ja tal on raske ennast selles situatsioonis kaitsta, sest et ta on ebavõrdsemas seisus, kas tal on vähem toetajaid, vähem sõpru, on tal lihtsalt vähem oskusi ennast selles situatsioonis kehtestada. Ja koolikeskkonnas kiusamine võib väljenduda näiteks solvamisena, norimisena, togimisena. Kuna teie olete juba suuremad, siis selliseid tegevusi teete ehk harvem, aga ka näiteks kuulujuttude levitamine on nende tingimuste täitmisel kiusamine või kellegi grupist välja heitmine, tema eemale tõrjumine oma seltskonnast. Kas siis reaalses või virtuaalses maailmas vahet ei ole, see on kiusamine. Ja kiusamisel, sellel pideval, korduval, tahtlikul, haiget tegeval käitumisel on pikaajalised negatiivsed tagajärjed. See ei ole selline lühiajaline sutsakas, küll ta saab üle, vaid selle mõju võib ulatuda täiskasvanu ikka välja ja harilikult ulatubki. Näiteks avaldudes vaimse või füüsilise tervise häiretena, see võib avaldada mõju teie kaaslase võimekusele koolis õppida, sealt tulenevalt omakorda tema edasistele karjäärivõimalustele, hilisemale palgatasemele, tema suhetele, kõikidele ka sõprussuhetele, mida see kiusamise ohvriks langenud noor tulevikus looma hakkab. Ja kogu ühiskond tegelikult kannab neid kulusid, kas siis maksudena või iseenda kõrgema ärevuse, pinge kaudu, sest et kui me lubame näiteks kiusamist, seda, et kedagi, mingeid gruppe, mingisuguseid inimesi koheldakse halvemini kui teisi, siis näiteks teise nahavärviga või seksuaalse orientatsiooniga inimesi, siis tegelikult võib väga vabalt juhtuda, et kiusamise ohvriks satub kes tahes, kes tuleb kiusata tahtvale inimesele vastu, aga tundub, et tal on näiteks need liiga erilised omadused küljes. Sellisel puhul ei ole meist ju keegi kaitstud. Ja kiusamisega on selline lugu, et teadlased on selgitanud, et selleks, et kiusata, ei ole ainult mängus ohver ja kiusaja, vaid on ka näiteks kiusaja abilised. Ja teadlased on muuhulgas selgitanud välja selle, et kiusaja motivatsioon kiusata tuleb sellest, et ta tahab kuidagi tunda ennast grupis tunnustatuna, parandada oma positsiooni selles grupis, selles seltskonnas või oma enesetunnet ja nad valivad valed vahendid, tehes seda kellegi teise arvelt. Ja kõrvalseisaid kiusamise situatsiooni ümber on tegelikult palju rohkem kui neid, kes selles olukorras reaalselt siis kiusavad. Kõrvalseisjad, nemad on siis need, kes kas lihtsalt vaikides pealt vaatavad või võib-olla naeravad kaasa või ei tee midagi, eiravad, põgenevad ruumist. Kui nemad midagigi teevad, näiteks kui kas üks või võib-olla terve punt inimesi läheb ohvrile appi, siis kiusaja saab juba aru, et ahah, see ei ole tegelikult okei ja ta mõtleb järgmine kord järele, kas ta ikkagi proovib sellisel viisil oma enesetunnet parandada. Need erinevused, nende eripäradega, kui me ise ennast analüüsime, on tihti ka see lugu, et meid hirmutab lihtsalt see, kui me ei saa täpselt aru, miks see inimene on teistsugune. Või kui me arvame, et nende erinevused on nii suured, et nad on meist täiesti teistmoodi ja meil ei ole nendega mitte ühtegi ühisosa. Tegelikkuses enamik inimesi on omavahel rohkem sarnased kui erinevad. Erinevusi me lihtsalt märkame rohkem.
Ja siin aitab meid see, kui me võtame vaevaks lihtsalt natukene uurida, mis sorti inimesed need meist erinevad inimesed on. Otsime informatsiooni näiteks nende endi gruppide kodulehekülgedelt, kuidas nad ise endast räägivad, kuidas nad seletavad seda, kes nad on või kust nad tulevad või miks nad on sellised, nagu nad on. Et me oskaksime nende erinevustest paremini aru saada. Kui on mingi põhimõte, mis minul täiskasvanu eas on aina enam aidanud suhelda ja edasi liikuda, on see põhimõte. Tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Just nimelt tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Käitu temaga nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutaks. Toeta teda või ole talle abiks sellisel moel, nagu sa tahad, et sinule selles olukorras toeks oldaks. Kui näiteks kellegi naljad või kommentaarid, kas või meie enda omad, on ebaõnnestunud, nad ei ole kellegi jaoks meie seltskonnast naljakad, vaid panevad teda ennast halvasti tundma, siis suurim enesekindlus väljendub selles, kui me vabandame, õpime ja parandame oma käitumist. Me ei pea olema kõigiga parimad sõbrad, aga austav ja aktsepteeriv suhtumine on ometi võimalik ja see on väärtus omaette. 21. sajandi oskus. Uuringud muuhulgas näitavad, et erinevus sõna otseses mõttes rikastab. Mida mitmekesisem on seltskond või töökollektiiv, seda rohkem on erinevaid ideid ja lahenduskäike, erinevaid mõtteid ja seda paremad on näiteks äriettevõtete majanduslikud tulemused, kui nad on mitmekesisemad, või mis tahes muud tulemust või eesmärki me soovime saavutada. Mida erinevad ja erinevate tugevustega inimesed meie grupis on, seda paremad on tulemused. Nii et võtame vaevaks ja märkame neid erinevusi. Ja märkame ka seda, kui kellelgi meie ümber on halb olla, kui kellelegi meie ümber tehakse korduvalt või tahtlikult haiget, kui on näha, et tal on endal raske end kaitsta. Ja kui ohvril on kas või üks ainus toetaja, siis tal on juba oluliselt parem olla, siis tal on juba palju kindlam ja tugevam tunne ja kiusamise negatiivsed tagajärjed on pisut väiksemad. Nii et mõtle selle peale, millised on need kas või pisikesed asjad, mida me saame teha olukorras, kus me näeme pealt näiteks halvustavat suhtumist teise nahavärviga inimesse või kus me kuuleme ebakohast, ebaõnnestunud, lihtsalt nõmedat nalja teise seksuaalse orientatsiooniga kaaslase suhtes. Mida sa ise tahaksid, et sinule selles olukorras toeks pakutakse? Kas oleks abi siirast naeratusest? Kas oleks abi sellest, kui keegi tuleb ja paneb sulle käe õlale ja ütleb, et tema ei mõtle nii? Kas oleks abi sellest, kui kiusajale antakse märku, et tema käitumine ei ole okei ega aktsepteeritud? Tea seda, et ka väiksemast toetavast teost on rohkem kasu kui eiramisest või tegevusetusest. Ja ma võtaks nüüd ka mõned küsimused, kui te olete selle teema peale saanud mõelda. Vaatame, mis meil siin räägitakse. Esimene küsimus on Triinult Triinule. Miks eestlased on nii kitsarinnalised näiteks homoseksuaalide osas? Me ei saa öelda, et eestlased on kitsarinnalised, kui me räägime näiteks kiusamisest või halvustavast käitumisest, siis seda on igal pool, kahjuks. Kiusamine on näiteks maailmas keskmiselt igas riigis mingi suurusega probleem, keskmiselt iga 10. õpilane maailmas kogeb koolis kiusamist oma siis erilisuse või erinevuste pärast.
Lihtsalt teatud erinevused kogevad siis natukene rohkem kiusamist. Aga ajaloolist tausta ja kultuuri erinevusi me peame kindlasti siin arvesse võtma. Kui me vaatame kas või seda, et Põhjamaades on kiusamise näitajad ja madalamad ja sallivuse näitajad kõrgemad, siis endistes Nõukogude Liidu riikides Ida-Euroopas on kiusamise ohvrite osakaal kõrgem ja sallivusnäitajad madalamad. Nii et ilmselt mingisugune ajalooline ja ajaloolis-kultuuriline mõju siin on, mis meid on pannud natukene rohkem siis kookonisse hoidma ja teistesse vaenulikult suhtuma, aga me saame sellest õppida, teadvustada ja olla juba paremad inimesed. Noorte hulgas on juba näha, et uued põlvkonnad on palju sallivamad ja aktsepteerivamad. Nii et kandkem ise seda sõnumit edasi. Liisa küsib, millal läheb Eestis olukord paremaks LGBT kogukonna jaoks ja kas see üldse on halb? Sellele küsimusele võiks kõige paremini vastata, ma arvan, mõni inimene, kes kuulub LGBT kogukonda, aga nende sõbrana mulle tundub, et olukord on aastate jooksul läinud paremaks, kuigi päris selline, nagu me võib-olla Lääne-Euroopas oleme juba harjunud nägema või Põhja-Ameerikas harjunud nägema, päris selline see seis veel ei ole. Vaatan korraks küsimuse uuesti üle. Ma arvan seda, et kui meie näiteks uued põlvkonnad, see on nii mõnes mõttes ka halb termin, uued põlvkonnad, aga kui meie, kes peame erinevustest rohkem lugu, kui meie seda sõnumit edasi kanname ja sekkumegi näiteks nõmedates olukordades julgemalt, siis see olukord paraneb veel kiiremini, sest et juba on arengud toimunud võrreldes sellega, mis oli näiteks 10 või 20 aastat tagasi. Ja Haike küsib, kuidas teie suhtute samasooliste abiellu? See on selline küsimus, mida on viimaste aastate jooksul hästi palju küsitud ja mina oskan vastata sellele enda vaatenurgast ja võin vastata ausalt. Mina toetan seda, kui inimesed saavad abielluda või registreerida oma kooselu ükskõik mis soost nende partner siis on, kui tegemist on teineteist armastavate, teineteisest hoolivate täiskasvanud inimestega, kes teadlikult soovivad oma elu koos üles ehitada, siis miks peaks seda kuidagimoodi takistama? Küsimused said vist läbi või on veel mõni? Rohkem küsimusi ei paista. Kui midagi jäi õhku, siis kindlasti Facebooki kaudu saan nendele küsimustele vastata. Nii et hoidke oma õpetaja varrukast kinni, tema saab kindlasti nendele vastustele kõige kiiremini ligi. Aitäh!